liitavad teemad, näiteks on haridus, et klassitäie laste õpetamine, kuidas teha, onju. Et mina olen küll erahariduses, aga teema on iseenesest sama kui siis nagu üldhariduses, et kuidas siis kõige paremini onju klassitäid lapsi teenindada onju, et kuidas kõige paremini viia nendeni siis pakutav haridus, et meil on siis kohustus on täita oma see eesmärk, täita oma seda plaani, anda just seda haridust, mis me oleme lubanud. Ja samal ajal meil on ka siis vabadus selle plaani piires siis seda haridust erineval viisil edastada. Et kuidas lapsega suhelda, milline mõttemaailm on, et see peaks olema ja on liitev teema siis ülejäänud inimestega, et ma ei ole hariduselt psühholoog ja palju on sellised vanemaid inimesi, kes on nagu haridustegelased olnud või on selles maailmas olnud ja keda ei taheta enne kuulata, kes et neil on nagu seda vastutustunnet, neil on nagu hea visioon ja plaan, mis ühiskonnaga võiks saada, mis poliitiliselt võiks, mis hariduslikult võiks, neid ei taheta nagu teada. Noored inimesed proovivad minna oma teed rohkem väga keeruka, väga rasket teid. Selle asemel, et lihtsalt teenida teisi inimesi selles samas riigis, kus sa juba elad, et sa ei pea proovima, ma ei tea, Hiinas turul tooma uut kaupa, et sa võid proovida siinsamas riigis teenida kohalikke, kus sa juba elad. Et vanematel inimestel on seda, mis on palju lihtsam, mis nagu liidab peresid ja ühiskonda, et me noore inimesena ei peaks proovima võib-olla midagi ulmerasket, mis lõhub peret, vaid võiks teha näiteks sarnaselt oma isale ja emale, näiteks proovida hariduses tegutseda, siis klassitäit lapsi võimalikult hästi õpetada. Ja mina olen erahariduses, sest mina sain maigu suhu, ütleme sellest riiklikust õppekavast, kuidas see õpetajana välja näeb, abiõpetaja töökohal. Ja mina ütlen, mina ei taha seda, tahan minna suuremaks kui praegune riiklik õppekava ja selleks on olemas võimalus, selleks on olemas eraharidus, mis hakkab andma huviringe, et mina ei soovi püsida selles riiklikus õppekavasse, minu jaoks liiga kitsas, liiga piirav, liiga ahistav. Aga neil on võimalus, tahate hariduses lastega töötada, on huviringid võimalik. Ja siis ma tegin selle oma ettevõtte, mis siis koostab need huviringe, valmistab need haridusteenused seal huviringis ja ettevõttes on üks isik praegu ehk mina ja mina seda kõike teen, aga me koostame neid teenuseid ja kõike seda vastavalt siis päris nagu ettevõtluskoolile või päris heal tasemel selle ärijuhtimistavadest lähtuvalt siis. Et kliendist lähtuvalt, et klient oleks rahul ja õnnelik ja ta saaks kätte, mis ta tahab ja saaks sellest lähtuvalt areneda. Et noorte loovus on ja laste loovus, maailmavaade, et see kõik need on olulised teemad ja see on üks meie ettevõtte väärtustest. Et ja teine väga raske teema, mis on neid vanemaid inimesi kuulates siis üles tulnud ja mis on tundub võimatu lahendada isegi, on riigi poliitiline olukord ja hingeline kriis Eesti riigis. Ehk siis need on ka omavahel seotud. Et hingeline kriis viib ka poliitilise nõutuseni võib-olla siis. Ja siis ega see nõutu olek, see depressiooni ka võib-olla ei lahenda. Et nemad ostavad siis sisse mind
kui siis seda erahariduse pakkujad, siis huviringi pakkujad, huviringi õpetajad, onju. Ja tahetakse ka sinna vegan koolitusele osalejaid, onju. Mina koostasin ettevõtte koolist lähtuvalt siis selle äriplaani või täiskasvanute eest hoolitsemine on see, mis on tegemata, mis on puudu. Ja mida täiskasvanud vajavad, nad vajavad kuulamist. Kuulav tugiisik on siis näiteks üks võimalus, siis nad vajavad vegan toitu ja vajavad hoolitsust. Ja et te kuulsite õigesti, täiskasvanud läkivad seda sotsiaalsust, ehk siis neil ei ole vastuti, noored ei vastuta, nad ei taha vastutada ja näiteks oma vanemate eest või et mul ei ole seda vaja, ma tahan ise üksi läbi lüüa. Siis on see hoolitsus nagu puudu, keegi ei hoolitse, keegi ei aita, kellegi ei ole seda professionaalset vastutust, keegi ei vastuta, kõik on hädas. Ja siis meil tuleb võtta see täiskasvanu on see vastutav roll teiste täiskasvanute eest. Ehk siis keegi peab vastutama, muidu on jama. Kui keegi ei vastuta, on täielik jama. Nii lastel kui noortel kui täiskasvanutel, kõik ei ole ära tabanud, et milline kriis täpselt on, lihtsalt on halvasti, on halb tunne kogu aeg. Aga keegi pakub hoolitsevalt taimetoitu ja kuulab ja räägib sõbralikult. See kriis laheneb mõne minutiga lausa. Et seda proovin olla olemas seal, enda närvid ka alati ei pea vastu, aga kui ikka valetatakse 90ndate olukorra kohta päevast päeva, siis ütleb ka kõige rahulikum inimene lõpuks vihaselt paar sõna, aga muidu jah, et eks seal see kriis on siis järelikult veel sügavam, kui me arvasime, annab endast märku. Ja Eesti riik minule isiklikult on üsna tundmatu. Ma ei ole siin üheski eelmises elus viibinud. Ja armas väike riik, Euroopa Liit, ilus piirkond, suurepärane piirkond, ma ütleks isegi. Ja inimesed, täiskasvanud inimesed hingelises kriisis ja käest lastud riik, mis on omavahel seotud. See on suur ja raske teema, liiga raske teema võib-olla isegi. Keegi peab võtma vastutuse, meil tuleb seda kuidagi aidata. Ja proovi siis aru saada, mida need inimesed täpselt seal karjuvad. Tuleb alustada kuulamisest. Ringi ümber kõige tähtsam on kuulamine. Neil on hästi palju lugusid, me peame teada saama, mis täpselt on valesti. Selleks on haridus, kuulamine. Ja siis me saame juba veel täpsemalt edasi pakkuda järjest paremaid teenuseid ja tooteid. Okei.